ei saa salata ja hea tunne on. Eriti, et veel üle nii pikka aja teist korda veel saada. Ja et ikkagi siin nagu meeles peetakse ja tähele pannakse, et kunstnikule ikkagi kõige tähtsam. Ei saa olla siin tagasihoidlikult silmakirjalik. Igale kunstnikule teeb see ikkagi väga palju rõõmu, kui ta saab tagasisidet ja tajub, et tema tegemine on ikkagi oluline ja annab inimestele veel midagi. Hetkel ma esinen Kasselis ühe tööga grupinäitusel. Siis kummalises kohas nagu surmamuuseum või matuste muuseum, matuste rituaalide või surmarituaalide muuseumis. Aga varsti detsembris on Tretjakovi galerii selles astumine ja järgmise aasta Dresdenis ja nii edasi. Ja kogu aeg teen ka isiklikku loomingut intensiivselt, kui nüüd ennast kiita. No tunne on muidugi väga hea, sest see on, ma arvan, elu suurim preemia. Et vaevalt see hetk kunagi kordub enam ja tekitab tunde, et nüüd tuleb jätkata ja aina intensiivsema tempoga, sest pilli enam nurka visata ei saa ja tahaks hoopis põnevamaid projekte nüüd edasi teha veel. Ja võib-olla ka sama teemat mingil määral arendada. Andsime välja raamatu aasta tagasi eesti-inglise keeles, et kui õnnestub leida rahad, siis hea meelega annaks ka eesti venekeelse raamatu välja, sest siin kohapeal on lugejaid palju, kes võiks tutvuda Eesti reivakultuuriga. Ja järgmisel aastal tuleb 60. juubel. Selle puhul olen saanud endale või teinud plaani näituseks Vabaduse galeriis ja seekord hoopis maalid. Pluss veel üht-teist sinna juurde, nii et võib-olla peaks suunda muutma, et proovida kätt hoopis ambitsioonikumatel teemadel. Ma olen väga liigutatud. Minu jaoks on see täiesti surreaalne, et ma selle preemia üldse sain, sest ma ei oleks iialgi arvanud, et ühe köite eest võib saada sellise preemia. No ju siis mu armsad õpilased ja kolleegid lihtsalt nägid vaeva. Et lugesid selle raamatukese läbi ja leidsid, et ikkagi kõlbab. Kohe sõnaga ja suur tänu kõigile, kes vaevusid lugema. Tulevikuplaanidest, selle raamatu kokkupanemisest on jäänud õige mitmeid sabasid, õige mitmeid asju, mida ma tahaksin nagu edasi nokitseda ja edasi teha ja väiksed artiklikesi kirjutada. Põhiliselt muidugi võib-olla uuest materjalist, mis mulle endale kätte jooksis, aga mida ma ei saanud sinna sisse panna. Aga mille peaks avaldama, et teised ilmaasjata ei otsiks. Üllatus, see on nii ilus üllatus. Tõesti äge. Ma olen praegu jõudnud selleni, et mul need galeriitööd, mis on kusagil rännanud Jaapanis, Koreas, Hiinas, nüüd ma olen need tööd suutnud viia metsa, parki, kuhugi panna ujuma ja anda neile nagu uus elu, et see on nagu nii kihvt mängimine nendega nüüd. Et see on praegu nüüd see järgmine plaan, et kõik, mis on tavaline, mis tundub tavaline galeriis, viia metsa ja anda selle uus elu.